Ja meie oleme valmis ja saame kohe koos mänguga alustada ka. Kristjan-Erik Lääne saab selle vile anda, millega saame minema hakata. Ja siin see on. Paide saab selle palli mängu panna. Võid vist öelda seda nendele vaatajatele, kes Tipneri karikaga nii kursis ei ole. Täna üks mäng. Siit edasi on ainult poolfinaal ootamas seda võistkonda. Kes selle võidab, kaotaja kukub välja. Lillander andmas. Pall kastis ja pall Smirnov ja ei lükka ära. Uued mängijad peavad ka natuke karastuma ja mehistuma, et oleks valmis selleks järgmiseks sammuks. Jovarteh nüüd vasakult ja võtab vasaku jala peale ja sealt tuleb pall teravkasti. Pihti otsitakse uuesti ja selle lüüakse. Ja, see on siuke maitse asi, jah. Kas kogu aeg nüüd nui neljaks seda ühte sama asja proovida ja vaatame nüüd Ojamaa ära. Ai, Ojamaa saab minna ja sinna tuleb kohe abi ka ja saab ikka. Vetkal tassib selle välja. Väga hästi positiivne. Aga karikas ta saab kaasa lüüa, aga järgmises Premium-liiga mängus me kindlasti seda ei näe. Ja, eks seal... Oi, ja tõstetakse veel. Ja jätku veel, Smirnov läheb peaga sealt lööma. Aga otsitakse kätt ka. Ja Kristjan-Erik Lääne praegusel hetkel vilistab selle ära ja läheb ikkagi seda kätt vaatama sellepärast. No jah, siin ei tohiks kahtlust olla penalt. Nii on, jah. Jõudus, vaatame, kas ühtib meiega. Ja on. Ja nii on ja Paide saab siit selle penalti kätte. Jah, selles mõttes Kalevi vaatast ikkagi valus. No nii. Ja tuleb. Väga kindlalt Pihti poolt. Ja Paides ka Strobo on tööle pandud ja Paide saab siit oma 21. minutil esimese kätte. Surrusid, mis nad surrusid. Näeme nüüd uuesti. Piht võtab siit rahulikult. Venitab seda viimast sammu ka veel oma jagu ja lükkab selle kindlalt ära. Ei olnud väga hea penalti, oleks väravaht teisele poole läinud, oleks kindlasti see ära võetud, aga praegu läks väravaht teisele poole ja pall on võrgus. Nagu välja ja jõudsid natuke kaugemale ja seda võib-olla seda näadabki. Tomberg keelab seal maa ja nüüd on palli pannemiskoht. Purjele palli leesi. Ja Meerits jutab ära praegu. 25 minutit seda mängu kontrollitud ja siis üks moment ja Trade jookseb palli alt läbi ja juba Meerits peab sekkuma, eks ju. Aga Turr ilusti pallkasti tuleb ja Jovartehi peal. Ja pall ongi väravas. Ja pall ongi väravas. Jovarteh lööb siit ära teise. Ja nagu öeldakse, kui ise ei löö, lüüakse sulle. Ja kohe Paide saab siit oma teise kätte. Ja päris kiiresti ühe värava alt teisele ja juba koliseb. Vaatame uuesti. Ja Turr teeb oma leiva ja tassib sealt ilusti välja. Väga hea pall ja täpselt nii kaugel ka, et väravaht ei ulatud seda paari sammu tegema, et selle näppe vahele saada. Ja kõik määruste pärane ja Purje saab selle palli uuesti mängu panna. 2-0 27. minutiks siin Paide Kunstmuru väljakul on. Kiitus Kalevile ka, et tegelikult mänguliselt jah, ütleme, Paide on oma mängu mänginud rohkem. Vaatame selle olukorra ära, Kalev. Saab ilusti siit kasti tulla, jätakse kannaga veel siit. Tuleb, aga Meerits tõrjub selle. Ja tuleb, ei tule. Hästi sai Bisol sealt lööma. On vähe neid üllatusi, eks ju. Maailma mastaabis me teame, et Jukka Saksamaal, Inglismaal ikkagi juhtub päris tihti neid, kus sellised väiksed klubid teevad oma muinasjutuhooaja ja võtavad suuri skalpe. Jah, aga selles mõttes ikkagi see Eesti mõistes vaatame selle olukorra ära. Hästi jätab ja oi, ja tuleb siit. Piht jätab selle Ojamaale ja Turba näeb oma teise väravasöödu tundub. Ja päris hästi praegu Piht jättis, ei tea, kas ta tõesti kuulis Ojamaad või lihtsalt ei saanud palli kätte, aga väga ilusti mängitud värav. Ja värav loeb. Ja vaatame nüüd. Hästi jättis Piht selle palli ikkagi sinna. Ja 3 on olemas, aga nüüd viimased minutid vähemalt Kalevilt äge vaadata, kuidas tehakse ikkagi kõrgelt pressi. Ja vaatame, kuidas Paide sellest välja tuleb. Ojamaa keskelt. Jovarteh juba vasakul leitakse. Ja nüüd on hea variant Jovartehil, see on 1-1 ettevõtte kiirusega. No minnakse ikkagi, kuidas minnakse jooksma ka, seda on ikkagi lust vaadata, kui kiiresti elad käivad. Nüüd tuleb pall kosti. Ja Daniel Luks 4. Ja see oli hästi tehtud värav. Jovartehile võiks anda sellest juba poole, kui mitte rohkem. Ja väga hästi, väga julgelt praegu tagant lahti mängitud ja arutatud see Kalev täiesti lahti praegu, et Ojamaa jäi väga hästi üksinda. Sai vabalt keerata ja Jovartehil kohe abi. Ja seda me nägime nüüd, kui Kalev ikkagi kõrget pressi tuli tegema.
seal oli 2 söötu ja olime väravas. Ja see on juba ohtlik, kui siin viimasel kolmandikul jääb sul, ütleme, ja milline eksimus praegu. Ja nüüd Vetkal täiesti vale sööt praegu. Daniel Luts luges selle ilusti läbi. Ennast tõesti praegu Vetkal ei näinud, et Luts tuli sellise hooga peale sealt ja jäi see sööt pehmeks. Ja viies juba Paidele. Ja Kalev maksab siit oma koolirahaga. Tarmo Kinka rõõmustab, seda on tore näha. On lihtsalt alati tavaks see, et kui nii-öelda suurem meeskond, siis juba hästi leitakse nüüd kastis Sõim ja lükkab ära. Seal oli õnne ka Paidel, aga siit tuleb 6. 56,5 minutit on mängitud, 6 on tõsiasi. Hõim saab siit värava kirja. Tundus, et Ojamaa oli see, kes selle palli sinna jagas. Jah, väga hästi lõpetatud ja 6-0. Et kui siin jah, siin viimase 20 omavahelise mängu keskmine on niisugune 4 väravat per mäng, siis praegu on see juba üle löödud. Jah, eelmine aasta ja tegelikult need meeskonnad mängisid Premium liigas omajagu ja 4 kohtumisega 1 korra ikkagi Tallinna Kalev sai selle kätte. 1 korra mängiti ka Viiki, aga 2 korda võttis siis Paide. Seal on ruumi küll ja küll. Ettevõtmiskoht tuleb lüüa ja tuleb lööki ka hästi praegu. Vetkal tassib selle välja. Viimased 3 on jäänud mängida. Lisaga tuleb vahetusi, on oma jagu tehtud, võib-olla tuleb, aga mõni... Oi, ja näeme nüüd Padamoosi ei löö ära. Ja nii lõpebki Tipneri karikavõistluste mäng siin Paides. Ja meie juurde on jõudnud Kalevi mängija Miron Vetkal. Täna mäng siis selline 6-0 Paide vastu. Mida ise selle mängu kohta ütleksid? Eks ei saa tegelikult midagi ise alla ja poisid mängisid tegelikult hästi. Et näha oli, et poisid pingutasid lõpuni. Muidugi 6-0 see seis räägib oma eest, aga jah, eks me üritasime mängida oma mängu, vahepeal olid eksimused mul enda oma ja see tegi mängu ära ka. Kas see ongi siis nii-öelda esiliiga ja premium-liiga vahe? Eelmine hooaeg said premium-liigat ka nii-öelda maitsta, et see taseme vahe ongi lihtsalt selline? Eks kindlasti veits on vahe, aga ma ei tea, iga tiim on mängitav, et lõpuks lihtsalt oleneb mängust. Ivan Stoikovits ka nüüd teiega, kuidas see protsess on läinud? Ma nägin ise mängu kommenteerides, Ivan ikkagi tahtis suure kõva häälega terve aja öelda ikkagi mängijatele, et me peame ikkagi lühikesega alustama, et tahab oma mänguplaanil ikkagi kindlaks jääda lõpuni välja. Eks kindlasti mängime oma mängu, nagu ta meile öeldud on ja eks me nii lähemegi. Ei saa oma asju hakata välja mõtlema. Täna siis mäng selline 6-0, esimene poolaeg 4-0, suht kindel võit Paidele. Jah, ega meie jaoks on karikas väga lihtne, et meie jaoks on karikas võita, et me tulime siia palju konkreetsemalt kui viimasele mängule, et selge, et tulemus viimases mängus ei olnud see, mida me tahtsime ja siin oli vaja teha väga korralik vigade parandus, mida mehed tegid ka. Küsisin sama küsimuse Miron Vetkali käest, et kas see ongi nii-öelda taseme vähe, et kui esiliiga tiim kohtub premium-liiga tiimiga, et esimene poolaeg natuke me mängu me saame, aga teine tegelikult taseme vähe on üpris suur? No nii paraku on Eestis jah, et midagi teha ei ole, aga noored poisid, tublid poisid, et eks neil võtab aega paar aastat, et siin ikkagi mängima saada korralikumalt ja et miks mitte paari aasta pärast võib-olla need samad poisid teevad premium-liigas oma debüüdid. Pühapuu ootab teid Trans siin samas koduväljakul, mis mõtetega sellele mängule? Midagi väga keerulist ei ole, 3 punkti ja võita vaja, et kui me tuleme samasuguse fookusega peale nagu tänasele mängule, siis ei tohiks nagu midagi keerulist olla, et me teame, et tuleb võitluslik mäng ja eks selleks peavad mängijad valmistuma ka.